Tere, Matkaravas! Täna meil on üks tore teema. Räägime natukene tehnilisematel teemadel ja põhiteemaks on meil suuntokellad. Ja suuntokellad on tegelikult saatnud mind üllatavalt pikka aega. 15 aastat on mul olnud ja praegugi kapis ilusasti alles vana hea suuntokore. Ja seda ma kasutan sellistel pikematel reisidel, kui ma ei taha tegeleda laadimisega, sest sinna käib patarei sisse ja see elab igavesest ajast igavesti. Ja siis viimased 5 aastat on mul olnud Suunto 9 Paro, mis siis näitab kõiki neid asju, mida ka mul võib-olla igapäevaelus vaja ei ole, aga sellised funktsioonid olid siin olemas. Aga sellest ajast alates on Suuntos olnud palju ja suuri muutusi. Räägi, Kaspar, kes sa oled, mis sa teed? Tere ka minu poolt. Mina olen nüüd matkaspordis uusvarustuse kategooria juht ja mina siis tegelengi kõikide võimalike vidinetega, mis meil matkaspordis on. Alates siis patjadest ja magamiskottidest kuni kelladeni välja. Suunto sai uue omaniku ja nad on suutnud väga lühikese aja jooksul väga palju uusi kellasid välja lasta, mis on kõik väga head omadustega. Ja täna siis räägime neist lähemalt. Väga hea. Mis meil siin laua peal on? Meil on siin üks nägus rohelise rihmaga kell, aga ega selle kellarihma järgi ju kella olemuse kohta midagi teada ei saa. Mis meil siin veel on? Nii, meil on täna siin on Vertical 2, mis on siis selline lipulaev praegu siis Suuntol ning natukene lahjem ja natukene rohkem spordile orienteeritud on Suunto Race 2. Aha. Nii, ja siis on meil siin salapärane must karp. Just, ja sellest salapärases mustas karbis ongi sees meil Suunto Race 2 ja pakitud kujul. Okei, väga uhke. Mis tänapäeval kellaga kaasa tuleb? Telefonimüüjad kõik loobuvad igasugustest laadijatest ja asjadest. Mis tuleb Suuntoga veel kaasa? Suuntoga tuleb kaasa kell, kellarihm, siis siin on laadija ka ikka laadija kaasas, eks ju, ja kusjuures see Suunto laadija on ka saanud uuendusi, millest me kohe räägime lähemalt. Ja siis on mingisugused õpetused ja kleepsud. Suunto ikkagi hoiab seda joont, et tal on alati selline enda laadija, et nad ei ole läinud üle selle peale, et tavaline USB-C kuskile sisse pista, et vanasti olid sellised, mis ümbert kinni ammustasid, siis olid sellised magnetiga lahendused ja seesugust figurit ma ei olegi veel ise näinud. Ja kusjuures, kui ma võin korra, see ongi nüüd sama magnetiga lahendus, aga veidi paremaks tehtud. See magnet on tugevam ning see laadija laseb veits kiiremini voolu läbi. Seega kell läheb kiiremini. Et väga lihtne, väga mugav. Väga lihtne. Mis need kellad siis tänapäeval teevad? Või on neil, valikuvariante on kindlasti veel. Siin on oranži rihmaga olemas, siin on rohelise rihmaga ja igaüks saab endale vastavalt silmavärvile või päeva emotsioonile panna sobiliku rihma. Jah, selles mõttes küll värve on palju, aga mis tegelikult loeb on see, mis see kella enda sees on. Et kui me vaatame nüüd seda kella, siis ja võrdleme neid kahte, et üks on siis Vertical 2 ja Race 2. Et need näevad üpris sarnased välja. Aga mis neil siis erinevus on? Kui me võtame Race 2, siis tema ongi mõeldud pigem spordikellaks. Et tal on kõik need kaardifunktsioonid, nii 2D, 3D, sa saad käia ujumas, sa saad käia jooksmas, matkamas, sul on kõik asjad olemas, aga ta ei ole nii võimas kui Vertical 2. No Vertical viitaks justkui mingisuguse sellisele üles-alla liikumisele, võib-olla mägisemale tegevusele. Just, täpselt. Ja Vertical 2 ongi nüüd mõeldud selliseks pigem nagu natukene raskemaks matkamiseks, trekkimiseks, tal on natukene võimsam aku ja mis minu arust on hästi palju küsitud Suuntolt, on tema siis taskulamp. Et tal on taskulamp erinevate funktsioonidega, saab panna eredust, saab panna punast valgust ning punast vilkuvat valgust. See on tõesti väga hea lahendus. Minu sellel vanal korel on ka tegelikult taskulamp olemas, aga see tähendab seda, et kui sa nuppu vajutad, siis lihtsalt see ekraan ise hakkab helendama ja siis käid nagu selline mingisugune sondeerija ja vaatad lähedalt asju, et mingeid asju näha, aga selline, kus on sisse ehitatud lamp on minu meelest ikkagi nagu väga lahe lahendus. Täpselt. Ja kusjuures mina isegi ei teadnud, mul on taskulampi vaja kellale, kuni ma selle sain. Ja nüüd ma kasutan seda peaaegu iga päev. Nõnda, aga lähme siis natukene tehnilisemaks, mis neid eristab ja mis neil kõhus on? Nii, kui me vaatame puht visuaalselt, siis Race 2 on siin kõrval üks rullik, Vertical 2 on nupp.
ühest küljest see rullik on hästi mugav, kui liigutada mingeid kaarte, sisse välja zoomida või siis kui kerida üles-alla erinevate funktsioonide vahel. Aga kui nüüd oledki ekstreemsemates tingimustes, sul on kindlad käes, siis seda rullikut opereerida paksuta kindlasti võib olla pisut ebamugav. Ja selleks ongi Vertical 2-le tahtlikult jäetud siis siin 3 nuppu ja keskmise nupuga saab siis ka nagu orienteeruda, saab vahetada erinevaid funktsioone ning tegelikult ka kaardil orienteerumine ei ole raske, kuna sa saad lihtsalt üles-alla nuppudega seda teha. Et see otseselt ei ole halb, aga lihtsalt rullikuga paljaste kätega on veidi mugavam. No kõigepealt ma räägiks sellest, et kui meil on Suunto kell, siis Suunto kellaga tuleb kaasa kogu infrastruktuur. Et meil on Suunto äpp ja kõik Suunto partner äpid. Ehk siis Suunto äpis endas sa leiad sealt erinevad treeningrežiimid, sa leiad endale mingid treeneriid, sa saad treenida omal näiteks noori või muid inimesi. Mina ise kasutan Suunto treeninguks seda AI funktsiooni. Ma olen üsna halb jooksja ja ma polnud jooksnud, ma arvan, umbes 4 aastat. Ning 6 aega tagasi ma siis hakkasin kasutama seda Vertical 2 ja leidsin, et Suunto äpis on Suunto AI coach. Ning mõtlesin, et okei, prooviks ära. Ja leidsin režiimi, kus on 0-st poolmaratonini. Nüüd ma olen seda kasutan järjepidevalt ja ta räägib mulle seal ära, kui palju mul on treeningkoormus, mis mu keskmised kiirused on, pulssi ja distantsi, kõike muud näitab kaardi peal ära, kui palju ma olen jooksnud ja väga-väga hästi jälgib ja siis treenib sind. Nüüd ongi see, et ta ütleb sulle, et sellel jooksul sa võiksid teha nii palju, sellel jooksul sa võiksid jälgida seda, sellel jooksul tee seda ja siis mõni nädal on, et see nädal on puhkuse või taastuse nädal, jookse veits vähem, annab sulle distantsid ette. Väga kaval. Ja pärast on ju selles äpis võimalik kõike analüüsida, mis need andmed sa sellelt treeningsessioonilt kaasa võtsid ja need jäävad igaveseks ajaks sinna ja on võimalik teiste järgmiste harjutustega võrrelda. Just, absoluutselt. Ning siis üks asi, mis veel mulle meeldib, mida ma veel ei ole ise kasutanud, aga neil mõlemal on siis Suunto äpis võimalik panna endale võistlusrežiim. Ja kui sa paned võistlusrežiimi ja sul on vaja mingit kindlat tempot hoida, siis sa saad panna endale kella peale jooksma kaasa ühe sellise paceri. Just. Ja see pacer siis annab sulle selle kiirus ette ja aitab sul motiveerida siis hoida seda õiget tempot, et sa jooksid oma eesmärkideni. Ja hoiab sul silma peal ja annab siis märku, kui on vaja kiiremini või aeglasemalt joosta, et just. Püsiks hoog sama. Just. Ja see tegelikult ei piirdu ainult jooksmisega, seal on rattasõit, triatlon, mingid suusatamise funktsioonid. Samuti saad sa seal teha mingeid mediteerimisi, joogat, pilatest ja kõike, mis pähe põhimõtteliselt tuleb. Et siin on üle 115 spordirežiimi, mida sa saad kasutada. Kui mina oma 5 aastat vanas Suunto Paro menüüs ringi ulgun, siis mulle tundub, et see graafika ja ekraani olemus on ikkagi jäänud mõnes mõttes ajale jalgu võrreldes nende uute kelladega. Küll sinu kellal on nüüd see ekraan ei ole nii ere ega nii tehniline, aga ta säästab akut päris palju. Nüüd uutel kelladel on meil AMOLED ekraan, mis tähendab seda, et ta on eredam ja sa saad ilmaga, iga valgusega tegelikult aru, mis sul seal peal toimub. Et kui päike on halva nurga all, siis see ei häiri sind. Et AMOLED tuuled tegelikult kulutavad akut natuke rohkem, aga kui me võtame näiteks selle Suunto Vertical 2, siis treeningrežiimis, kus GPS kogu aeg töötab maksimaalsel võimusel, see püsib kuni 65 tundi. Ja mis veel olulist Suunto juures, nad on suutnud lisaks AMOLED ekraanile, nad on ka teinud GPS-i hästi täpseks, et kui sa oled kuskil mägedes, eksled seal või matkad mööda rada, siis kogu see teekond on sul ülitäpselt iga kurvi, iga üles-alla minekuga on ära siis kaardistatud. Ning teiseks oluliseks asjaks on see käe pealt pulsi lugeja ja näiteks joostes mõõdab see pulssi ülitäpselt. Kui sa tahad ikkagi teadusliku täpsusega, siis peab kasutama Suunto siis näiteks seda pulsivööd, aga igapäevasportlasele, kes päris tõsiselt mingeid asju võistlustel ei käi, siis see on täiesti piisav ja täiesti täpne.
kas tegemist on ka nutikellaga, saad sa selle telefoniga ära ühendada ja seda kaudu siis saada informatsiooni saabuvatest sõnumitest ja kõnedest? Absoluutselt. Aga kui sa tunned praegu, Väino, siis see on hästi sujuv, kui sa liigutad kogu seda süsteemi siin üles-alla, eks ju, et ei ole mingisugust sellist viidet ekraani ajal, kui sa liigutad. Ning jah, sul on ka selles mõttes õigus, et see toimib ka enam-vähem kui nutikellana. Siin on hästi tugev protsessor sees, seega sa saad neid sõnumeid, sa saad mingi kõnesid vastu võtta, aga mis siin veel puudu on minu arust, on kaardimakse, aga kuna see võimekus tegelikult kellal on olemas, nad ei ole lihtsalt suutnud seda süsteemi veel sisse panna. Ehk siis, kui kunagi see võimekus tuleb, siis ei pea uut kella ostma, vaid see tuleb just uuendada süsteemi ja on kõik korras. Üks asi, mis mulle sinu jutust meelde jäi, oli see, et on see Suunto äpp ja Suunto enda lehekülg, aga on ka partneräpid. Mis need partneräpid tähendavad? Need partneräpid, neil on tohutult palju. On mingid Adidase äpid, Strava on hästi populaarne, kus sa saad jagada oma neid jooksutulemusi, distantse, trajektoore. Samuti on sul võimalik vaadata näiteks heatmappe, mis näitab sulle seda, et kui sa tahad võtta mingit populaarset ujumiskohta, populaarset jooksmistrajektoori, siis ta näitab sulle kaardi peal ära, mis on kõige populaarsemad kohad, et kui on täiesti punane mingi joon, siis seal joostakse pigem tihti. Ja lõpetuseks küsin ja kordame üle selle. Siin on nüüd 2 väliselt üsna ühesugust kella. Üks on nupuga, üks on keeratava sellise rullikuga ja üks nendest on siin ääres selliste krõnksudega, mis justkui annab talle sellist robustsust vähemalt välimuse mõttes juurde. Mida inimene peaks eelistama ja kas neil on nii suur vahe sees, et üks peaks valima ühe asja, sportlane ühe asja ja siis selline hardcore matka ja teise kella? No tegelikult on see, kuidas inimene ise tunnetab. Vertical 2 lihtsalt on natukene võimsam, natukene parem akuajaga ja minu arust kõige olulisem vahe on see, et tal on see taskulamp, mis on juures. Race 2 on jah, pigem mõeldud sportlastele, ta on natukene kergem, ta on natukene peenem ja ta võib-olla on siis nagu tõsisele sportlasele veidi parem variant. No need 2 kella, mis meil siin laua peal on tegelikult suuruse mõttes täpselt ühesugused ja tõenäoliselt on ka kaal üsna sama. Aga on hulk inimesi, kes võib-olla niivõrd suurt kella endale ei taha käe peale panna ja eelistavad pigem ka mingisugust kergemat lahendust. Kas neile on ka midagi uut pakkuda? Jaa, absoluutselt. No kõigepealt on sellest Race 2 on tegelikult ka väiksem variant, on Race S, mis on põhimõtteliselt sama asi, aga lihtsalt kompaksem ja võib-olla väiksematele randmetele sobib paremini. Ning ka paadunud jooksusõpradele on meil Suunto Run. Aha, selline pisikene ja pehmema rihmaga, mida annab kindlasti nagu oluliselt tihedamini käe ümber kinni ka panna, kui siin ette antud aukude järgi. Jaa, absoluutselt. Jah, esimene asi tõesti, sul on õigus, on see rihm, mis on väga mugav. Ta käib velcroga siia külge ja saad hästi täpseks endale panna selle. Teine asi on see, et vaata, kui sa võrdled nüüd neid 2 kella, siis see run versioon on kõvasti kitsam, kõvasti õhem, ehk siis ta on ka kõvasti kergem. Ja see annab selle võimaluse, et sul on võimalikult vähe asju kaasas, kui sa jooksed. Pluss, kui sa tahad muusikat kuulata, aga sa ei taha telefoni kaasas kanda, siis Suunto Runil on võimalik siis muusikat sinna sisse laadida. Aha. Ja siis jooksed ja kuulad niimoodi kõrva äärest või selle jaoks on siis ikkagi pigem mõistlik kasutada selliseid asju, mis mulle siia olen endale juba kõrvale pakkinud, sest üks toode, mis mind ennast on juba mõnda aega kõnetanud, on siis sellised huvitavad kõrvaklapid, mis esmapilgul võib-olla nagu kõrvaklappidena väga välja ei näegi. Jaa, absoluutselt. Nendega ongi see, et sa ei pea neid kõrva sisse panema, sa paned nad siia kõrvade peale, proovi. Et vaata, kuidas nad tunduvad. Nende põhiline boonus on see, et kui sa jooksed või sõidad rattaga, siis sa kuuleksid oma ümbruses, mis toimub. Et kui sa paned nagu kõrvaklapid kõrva, eks ju, sul on noise cancelling peal, sa ei tea, kuna auto tuleb, sa ei kuule neid, sa ei kuule, äkki tuleb mõni elektritõuke ratast tagant. Et siis see annab selle võimalus, et sa kuuled muusikat või mingid audiobukki ja sul on võimalus aru saada ka, mis ümber toimub. Selline põnev vigur, neid saab samamoodi laadida, on ju nagu kellagi ja sellel on eraldi tehtud kaasa siis ka selline laadija. Aga kas neid nüüd saab kasutada ainult selle runniga või neid on võimalik paaritada ka teiste Suunto kelladega? Ei, absoluutselt. Neid on võimalik kõikide Suunto kelladega paaritada läbi siis selle sama Suunto äpi. Et võtad telefoni, ühendad kella, ühendad kõrvaklapid ja tegelikult see juba toimib. Suurepärane.
selline tore väike Suunto ülevaade saigi, nüüd teate, mis on maailmas uut ja kellel huvi, siis käige Matkaspordist läbi, vaadake, mida Suuntol on teile pakkuda ja võib-olla leiate endale just selle sobiva, mis teid antud olukorras aitab. Ja siia lõpetuseks veel üks selline väike üleskutse, nii nagu ma alguses rääkisin, siis minu kell on käepeal olnud juba 5 aastat ja teine Suunto on 15 aastat vahelduva eduga kasutuses olnud ja anna meilegi selle video all märku, kui kaua sinu Suunto seadmed sinuga ühenduses on juba olnud.